tulemast Saatuse Ratta kanalile. Mina olen Maili Aurora ning tervitan sind selles kaardi lugemise videos. Täna saame teada, mis on see sõnum, mis peab sinuni jõudma ja mis on sulle lähitulevikus tulemas. Võimalus on sul valida 4 erineva grupi vahel ning näitan sulle iga grupi kristalli, mille olen välja valinud. Grupi number 1 kiviks on päikesekivi. Selline kivikene. Grupi number 2 kiviks on turmaliin kvarts. Grupi number 3 kiviks on aventuriin. Ning grupi number 4 kiviks on sammalahaat. Vali üks nendest kividest, mis sind täna enda poole kõige rohkem tõmbab või vali lihtsalt grupp kas 1, 2, 3 või 4. Kui sa oled enda valiku teinud, siis siit selle video infokastist leiad sa ajatemplid, millele peale vajutades saad sa kuulata enda lugemist just õige koha pealt. Mina tänan sind ja soovin sulle head kaardi lugemist. Tere tulemast grupp number 1. See on sinu kaardi lugemine ning kohe alustame. Ma näitan sulle ka, et täna siis kasutan uut taro kaardipakki. Et sellisest kaardipakist siis need kaardid pärit on. Selles pakis on natukene teistmoodi ka, et kuningaid siin ei ole. Kuningad on asendatud rüütlitega ja siin on printsid ja printsessid. Et igaks juhuks mainin seda, et võib-olla hilisemat segadust vältida. Nii, aga hakkame siis pihta. Vaatame, mis on see sõnum, mis siis praegu sinuni tulla soovib. Et millised need tarokaardid siis tulevad sulle. Nii, sulle tulevad siis sellised kaardid. Sul on tulnud müntide 9, karikate kuninganna ja müntide 2. Räägime siis kõikidest nendest kaartidest lähemalt, et mida nad tähendavad. Paneme nüüd siia. Kõigepealt müntide 9. Tunnetan siin sellist justkui nagu mingisugune vaev või midagi, millele sa oled tähelepanu jaganud, hakkab ennast ära tasuma. Materiaalsus, et justkui mingisugune materiaalne või rahaline asi on sinu suunas tulemas. See on võimalus või on see konkreetselt tõesti selline käega katsutav asi, kuid midagi materiaalset. Sa oled minemas nagu selles suunas, et tõesti, mida sa oled tulnud ja määratud siia maailma elama. Siis on sulle tulnud karikate kuninganna. Ja karikate kuninganna ütleb seda, et hetkel on hästi oluline sinu elus kaastundlikkus ja kuidagi sügavuti minemine. Võimalik, et sa soovid või anuned selle järgi, et see tee, kus sa liigud, oleks kuidagi siledam ja sujuvam. Justkui, et sa oled otsimas midagi, mingisugune selline õnnetunne, mida sa taga ajad või igatsed. Ja siis see müntide 2 on ka kuidagi nagu harmoonia otsimine, tasakaalu saavutamine. Ma näen, et sa oled natukene ristteel või mingisugused valikud siin on või on tulemas. Igal juhul ütlevad need kaardid, et on tulemas muutus. Ja ütlevad nad ka seda, et sa peaksid praegu sulgema, kinni panema ja hüvasti jätma igasugustele poolikutele asjadele,
sulgema uksed, kuhu sa ei soovi sisse astuda. Ja, väga huvitav. Vaatame, mis kaardid tulevad sulle edasi. Panen need siia poole. Järgmiseks võtsin siis, et mis lähitulevikus sinu suunas on tulemas. Sulle tuleb kaart karikate 10, mõõkade 10 ja saatuse ratas. Kuule vaata, siin on nüüd praegu tulnud nii, et karikate 10, mõõkade 10 ja saatuse ratas kõik on 10, 30 järjest. Et tegelikult see tähendab seda, et sulle on tulemas hästi oluline muutus. Või justkui see on inglite number ja see tähendab ka seda, et mingisugune koorem või selline karmaline kogemus või karmaline suhe, mingisugune karmaline õppetund sinu elus kas on läbi saanud või hakkab läbi saama. Tuleb justkui nagu see uus tsükkel. Väga huvitav. Aga räägin sulle siis nendest kaartidest lähemalt. Kõigepealt võtame siis ette karikate 10. Ja karikate 10 ütleb seda, et justkui nagu mingisugune soov või iha on sinu suunas tulemas. Tasakaal kuidagi millegi vahel. Midagi loksub paika peagi. Aga mõõkade 10 on konflikt kellegagi. Suutmatus näha kuidagi suuremat pilti. Tuleb mingisugune olukord, kus sa ei soovi ega taha kompromissi luua. Ja saatuse ratas alati ütleb seda, et hästi oluline on see, kuhu suunas sa paned enda saatuse ratta nüüd keerlema, eks. Kuid ikkagi et kuidagi üks tsükkel hakkab läbi saama, just kui universum saadab su poole midagi. Ta ütleb, et võta muutus kergusega vastu. Kõik, mis läheb üles, võib minna ka alla. Kõik, mis läheb alla, võib tõusta tagasi ülesse. Ütlevad need kaardid. Võtsin sulle ka ajatempli kaardi. See on nii huvitav, sulle tuleb jälle 10 ja tuleb sulle siis müntide 10 ja küsisingi, et kuna on oluline aeg või kuna mingisugune muutus siis sinu ellu võib tulla. Ja tegelikult see kaart ütleb 12. september kuni 22. september. Üldiselt on ta sügise kaart. Nii et sügise perioodil võib siis midagi olulist muutuda või juhtuda. Selline lugemine sulle, kallis grupp number 1. Olen sinu eest väga tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast, grupp number 2. See on sinu kaardi lugemine ning vaatame siis, mis kaardid sulle tulevad ja mis on see sõnum siis, mida nad jagavad meiega täna. Kõigepealt siis just nimelt see sõnum, mis sinuni siis jõudma peaks. Sulle tulevad siis sellised kaardid. Tuleb sulle mõõkade printsess. Sulle on tulnud karikate 7 ja samuti on sulle tulnud siis ka kuukaart. Räägin sulle siis kõikidest nendest kaartidest lähemalt. Nii, kõigepealt siis see kaart. See kaart ütleb seda, et sinu vaim ja mõistus või mõtted on valmis millekski ja justkui valmis midagi õppima
mingisugune uut moodi järjepidevus või distsipliin. Näitab see kaart ka seda, et sa oled väga paindlik ja sa suudad justkui kõigest üle astuda. Kuidagi edasiliikumine või kuidagi oma suuna kuidagi koordineerimine tuleb siit välja. Siis teine kaart, karikate 7. See ütleb seda, et midagi natukene nagu mürgist on kusagil sinu ümber. See võib tähendada seda, et keegi inimene räägib sinust halba või mõtleb sinust halvasti. Võimalik, et sa tead seda, aga on ka võimalik, et ta teeb seda endamisi, et sa ei ole sellest teadlik. Et see on natuke selline nagu hoiatuse kaart, et keegi sinu lähedal on natuke toksiline. Kedagi nagu tuleks enda elust välja lükata. Ma arvan, et väga paljud praegu tajuvad ära selle, kes see olla võiks, aga osadel juhtudel, kuna tegemist on üldise lugemisega, võib see ka olla täiesti nagu teadmata ja ootamatu. Igal juhul keegi on oma negatiivse energiaga sulle väga lähedal. Ja siis on sulle tulnud kuukaart. Ja kuukaart, eks ole, on illusioonide kaart, kuid tegelikult täna ta tahab sulle öelda seda, et ütle aitäh enda varjupoolele. See on tegelikult sind elus palju edasi aidanud. Ta ütleb ka seda, et sinu hirmud on peegeldus millestki väga olulisest, nii et pööra suurt ja olulist tähelepanu kõigele, mida sa kardad või mis tekitab sinus hirmu või ebakindlust. Ta ütleb, et ütle selge kõva häälega välja, millised on su hirmud, millised on sinu ebakindlused. Ütle see kõva häälega välja, teadvusta neid endale ning ütle, et sa oled valmis lahti laskma, et sa oled valmis neist loobuma, et sul ei ole neid enam vaja. Et justkui see ongi see illusioonidest vabanemine, muredest vabanemine, eks. Et see siit välja tuleb. Vaatame edasi. Järgmiseks siis võtsin need kaardid, mis ütlevad sulle, et mis on sinu poole tulemas ja tulid sulle siis sellised kaardid: ülempreestrinna, sauade 10 ja karikate prints. No vaatame siis need kaardid ka üle, mida nad täpsemalt siis tähendavad. Ma panen nad siia ritta kõigepealt. Ülempreestrinna siis. See kaart ütleb seda, et mingisugune müsteerium või mingisugune saladus ümbritseb praegu sinu elu. Aga justkui on sillaks millegi vahel, et sa oled mingisugust silda ületamas, see on kõrgem, see on universumi poolt sulle saadetud, see on väga vaimne, spirituaalne, väga puhas, väga jumalik. Just, et sa lähed mingisugusest punktist teise punkti. Väga tugev selline vaimne, isegi jumalannalik ja naiselik energia tuleb sellest kaardist välja. Väga puhas liikumine. Vaatame edasi. Siis on sulle tulnud sauade 10 ja sauade 10 ütleb, et järjepidevus on sind saatmas ja et sa praegu seaksid mingisuguse olulise nagu fookuse või lõpp-punkti endale. Sest see kaart ütleb, et sa saavutad selle. Kui sa sead endale ühe konkreetse eesmärgi, siis sa saad, mida sa tahad. Sellega läheb aega natuke, kuid just, et see järjepidevus, mida rohkem sul on järjepidevust, et sa ei anna alla, siis tõesti, et sa saad selle. Kuidagi ka piirangutest lahti laskmine, vooluga kaasa minemine. Et justkui üks eneseületus oleks vaja veel ära teha.
ja siis sa saad midagi, mida sa oled väga soovinud või mis justkui teeb sind väga-väga õnnelikuks. Ja siis on sulle tulnud karikate printsi kaart. Tema ütleb seda, et sa peaksid olema praegu oma elus väga ambitsioonikas, sellepärast et siis on tulemas suured võidud sinu suunas. Mida rohkem sa tahad, seda rohkem sa hakkad saama, et ära alahinda ennast ja taha rohkemat. Taha rohkemat, ütleb see kaart. Et säilita oma plaanid ja juhindu oma plaanides alati siis südame kutsest. Ma näen kuidagi seda, et sinu suunas on tulemas rahu, et isegi kui on mingisugused keerulised olukorrad, siis see rahu säilitamine isegi võib-olla keset mingisugust tormi teeb sind täiesti võitmatuks. Ja siis kõige viimase kaardina võtsin sulle ajatempli kaardi, et kuna siis mingisugune oluline muudatus aset leiab sinu elus ja selleks kaardiks on sulle tulnud siis müntide 4 kaart ja see ütleb 10. jaanuar kuni 19. jaanuar ajavahemik, aga samas see on selline sügise talvekaart. Nii et ikkagi selline, ma tajun kuidagi sügise lõpupoole, talvine periood, et siis võib tulla midagi väga olulist, mingi tähtis muudatus siis sinu elus, mis saab väga vajalik olema. Vot nii, sellised kaardid sulle, kallis grupp number 2. Ma olen sinu eest tänulik ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast, grupp number 3, see on sinu kaardi lugemine ning vaatame siis, mis kaardid sulle on tulnud ning mis sõnum peab praegu sinuni jõudma. Sellised kaardid on sulle siis tulnud. Kõigepealt siis müntide kuninganna, karikate 9 ja surmakaart. Mis sõnumit need kaardid siis soovivad jagada? Räägin sulle kohe nendest kaartidest lähemalt. Võtame siis ette kõigepealt selle kaardi. Müntide kuninganna. See kaart ütleb seda, et praegu on õige aeg jagada välja enda lahkust, enda heatahtlikkust teistele inimestele, kõigile, kes on sinu ümber ja lähedal. Sul võib olla mingisugune oluline anne, mida sa oskad teistega jagada. See kaart ütleb ka seda, et sa hoiaksid oma ambitsioonid täiesti kõrgel, lati kõrgel, et sa saad peagi, mida sa tahad. Vaatame edasi. Siis on sulle tulnud karikate 9. Ja karikate 9 ütleb seda, et sa ihaldad mingisugust küllust. Justkui, et sinu emotsioonid väga vajavad praegu mingisugust täitmist. Samas see kaart ütleb ka seda, et tõeline selline rahu ja sära ja õnnelikkus algab sinust endast, mitte kusagilt väljast poolt. Ja siis surmakaart. Surmakaart on transformatsioon, eks. Ta tuleb sul ütlema praegu, et midagi sinu elus on transformatsioonis. Mingisugune teekond hakkab läbi saama. Tuleb selline uuenemine või uuesti sünd. Igal juhul uut algust kinnitab siis see kaart. Vaatame edasi, mis sulle veel on tulnud. Mis on sinu suunas siis praegu tulemas? Tulid sulle sellised kaardid. Tuli sulle siis sauade printsess, toorel ja karikate 6. Panen need kaardid siia lauale. Kõigepealt siis sauade printsess. Ta ütleb seda, et sa vabastaksid praegu midagi.
ja kui sina midagi vabastad, mis võib-olla on väga tugevat sellist entusiasmi sinus tekitanud, siis saab sinu poole midagi kergemalt ja kergusega ja kiiremini tulla. See on sisemine selline säramine. Et mida rohkem sina särad, seda rohkem hakkab tegelikult tulema sinu poole positiivseid ja soosivamaid siis igasuguseid impulsse ja energiaid. Mingisugune hea uudis on sinu suunas tulemas ja see kaart ütleb, et ole julge. Siis tornikaart. Torn ütleb, et mingisugune vana asi tuleb maha jätta. Tuleb luua uus vundament. Mingisugune vana tee enam ei vii kuidagi edasi. Võib tulla selline šokeeriv muutus, millele sa pead alistuma ja tekib selline uuesti sünd ja just, et ikkagi see surm ja torn siin mõlemad on sulle tulnud, nii et ma näen tugevat mingisugust teekonna lõppu ja hästi sellist nagu puhast ja täielikult teistmoodi uut algust sulle. Siis on sulle tulnud karikate kuus ja see kaart ütleb, et mingisugune nauding pakutakse sulle peagi, et võta see vastu. See on seotud mingisuguse sinu sooviga, mis paneb sind justkui elama või käivitab sinus mingisuguse kire. Ja kõige viimaseks võtsin sulle ajatempli kaardi, et millal mingisugune oluline muutus sinu elus aset leiab ja tuli sulle sauade 4 kaart ning see ütleb 11. aprill kuni 20. aprill ajavahemik ning tegelikult see kaart on siis kevade kaart, nii et sellel perioodil siis mingisugune muutus, oluline muutus aset võib leida. Sellised kaardid sulle said, ma olen sinu eest väga-väga tänulik, soovin sulle kõike ilusat, kõike head, aitäh, et sa olemas oled ning kohtume loodetavasti peagi taas. Kõike head sulle! Tere tulemast, grupp number 4, see on sinu kaardi lugemine. Vaatame siis, millised kaardid on sulle tulnud. Sulle on tulnud siis sauade 7, sulle on tulnud täht ja sulle on tulnud mõõkade 8. No vot, millised väga ilusad ja põnevad kaardid sul siis siin on. Hakkame otsast peale. Kõigepealt siis sauade 7 kaart. See ütleb seda, et ole 2 jalaga maa peal ja jää endale kindlaks. Ole valmis väljakutseid vastu võtma ja oma väljakutsetega võitlema. Pane tähele enda emotsioone ja lepi sellega, kui sa näed, et kusagil on mingisugune kaotus, et lase tal minna, lase tal olla ning ära muretse selle pärast. Siis järgmiseks tuleb sulle tähekaart. Tähekaart ütleb seda, et mingisugune vaimne või kuidagi kõrgem õnnistus on sinu suunas tulemas. Valatakse sind sellega üle. Aeg on hakata manifesteerima enda ellu midagi. Kuidagi sellised ideaalid ja soovid, et nad on sulle lähedal. Praegu on hea aeg fokusseerida tõesti oma unistustele. Et sa kuidagi laseksid enda sisemusel inspireerida ja juhatada ennast suurema tõe suunas. Siis edasi. Mõõkade 8 kaart ütleb seda, et midagi ei pruugi minna päris nii, nagu sa oled arvanud või oled planeerinud. Aga see on sellepärast, et midagi on puudu. Mingisugune selgus on puudu. Ja see nagu takistab mingisugust progressi sinu elus. Et sinu energiad on kuidagi nagu suletud, kinni ja see on blokeering ja takistav tegur. Vaatame siis, mis on sinu suunas tulemas
tulid sulle siis sellised kaardid. Kõigepealt mõõkade rüütel, selles kaardipakis on ta siis kuningas, müntide prints ja igavikukaart. Väga põnev, väga põnev. Võtame siis ette kõigepealt mõõkade kaardi. See kaart ütleb seda, et tänu oma mõttetööle suudad sa peagi mingisuguse uue idee siis välja mõelda. Sa hakkad juhatama ja juhtima midagi. Hästi oluline on jääda hästi selgeks ja kuidagi autoriteetseks. Hästi tugev selline juhi positsioon justkui oleks vaja võtta. Siis müntide printsi kaart. See on küllus tegelikult. Et mingisugune oluline ajastus on tõesti nagu tugevalt tulemas sinu suunas ja just nagu materiaalses mõttes. Praegu on hästi oluline olla väga praktiline. Et enne nagu välja mõelda, et kas iga samm on õige, enne kui sa tegutsema hakkad. Ja mida paremini sa hetkel oma käigud läbi mõtled, seda külluslikum saab olema siis lõpptulemus sulle. Ja siis see igavikukaart. See ütleb seda, et ikkagi sa hakkad tervitama mingisugust suuremat asja enda elus. Just kui sa tõused, eks see on fööniks ju tõuseb tuhast, et sa tõused tuhast ja tõesti nagu miski kutsub sind tugevalt enda poole ja see kaart ütleb, et sa vabastaksid oma koormad, laseksid kõigest lahti. Laseksid lahti sellest, mis sind kinni hoiab ja kuidagi tõuseksid lendu, et on juba aeg. Ja vaatame siis, ma võtsin sulle ajatempli kaardi, et kuna siis need muutused ja olulised asjad juhtuma hakkavad, tuli sulle mõõkade 6 kaardi. Mõõkade 6 on ju ka tegelikult see uuele kaldale sõitmine, et osadest kaardipakkides ongi see paadikene, eks, millega siis sellele kaldale sõutakse. Igal juhul mõõkade 6 on talvine periood ja täpsemalt 30. jaanuar kuni 8. veebruar ajavahemik, et siis võib sinu ellu saabuda mingisugune tähtis muudatus või oluline energia. Vot, kallis grupp number 4, sellised kaardid said sulle, ma olen sinu eest väga tänulik ning soovin sulle palju head. Ole tubli!